Mõeldud selleks, et teid harida natuke sügavamat Euroopa Parlamendi tööst, anda ülevaade parlamendi tööst ja anda ka võimalus siis osaleda selles protsessis, täna küll mängul, aga homme võib-olla juba siis päriselt, kui te olete kunagi osutunud valituks Euroopa Liidu parlamenti. Kes on teie kandidaat? Sander! No nii, kes te pakute välja? Teil on üks presidendi kandidaat. Kes meil on mida räägida? No tõesti, kõrgele teema läheks ka. Rohalised siis ma saan aru, et see on jah. Aga me peame nüüd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hääle. Tervist! Tänan usalduse eest. Lubame juhtida Euroopa Parlamendi tööd efektiivselt ja hoolega. Kuulutan esimese täiskogu istungi lõppenuks ja palun kõigi koguneda komisjonidesse. Aitäh! Timo pead olema jälgima, et see kõik toimiks ja õige aastad jõuaksid istungite saali ka. Jah, lugege jah. Kes kui hakata vaidlema siis või seisukohti esitama. Ja pöörakes tähelepanu oma fraktsioonide seisukohtadele ainult ja kus tekivad vastuolud või kus te leiate ühiseid jooni. Nii et te peate kaitsma oma huve, oma fraktsiooni huve ja samas jälle siis leidma kompromisse teistega. Et teil on need ettepanekud juba ette antud, need eelnõu ettepanekud ja siis ongi, kas te tahate muuta seda eelnõu või olete rahul nendega? Seda põhimõtteliselt väidama, aga olen siis Euroopa direktiivi eelnõud. Kuulge rahvas, valime sellega. Ja meil on see liiga suur peame erila, me ei saa näed ei vaid vastu 70. Ma just, ma nagu teen mulle siis katsuge, kes ma pean selle komisjoni ettepaneku Kõik häälevad selle me saame 30 kohe tähele ära jagada. No siis see läheb. No järelikult. Ma sain mingi lebo esimene. Esimest koos komisjoni liikmed kohtu arvestused. Okei, paneme seda. 30 eurot. Mida? Vaata seda, vaada, kus oli viimane lause siin. Esimene asjana kinnitame päevakorra. Tänases päevakorras on Euroopa Liidu eelarve raamistiku 2014–2020 aasta esimene lugemine. Teine hetk siin on energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energiaalase iseseisvuse parandamiseks direktiivi eelnõu esimene lugemine. Kolmas punkt on siis Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine määruse eelnõu esimene lugemine. Palun kõigi hääletada ja siis hääletamiseks palun tõsta käsi hääletussedeliga. Kes on päevakorraga nõus? Päevakorraga. Nii, sa pead ka.
Päevakord on siis konverentsis enamushäälega kinnitatud. Käskud, mis sa tead? Nii, siis päevakorras esimese punkti järgi Euroopa Liidu eelarvestiku 2014–2020 aasta esimehel on nüüd sõna. Aitäh! Ma olen siis majandus- ja rahanduskomisjoni esinaine. Kulu siis jätkusuutlik areng ja töökohad konkurentsivõime säilitamiseks investeerib Euroopa Liidu haridusse, koolitusse, teadusesse ja infrastruktuuri ning aitab nõrgemaid, et tagada liidu tasakaalustatud areng. Komisjoni ettepanek on tõsta seda 55%-le. 53%-le. Tere! Mina olen tööstus-, teadusuuringud ja energeetika komisjoni esimees. Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide energiajulgeolekut ja energiasõltumatust on vaja suurendada läbi alternatiivsete energiaallikate edendamise. Euroopa on väga sõltuv vaid ühest tarnijast. Hiljutine Venemaa otsus lõpetada kõik gaasitarned Ukraina kaudu on oluliselt vähendanud ka mitmete Euroopa Liidu liikmesriikide gaasiga varustatust. Päevakorras järgmine punkt on Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise määruse eelnõu esimene lugemine. Palun siis keskkonnakomisjoni esimehel pulti. Tere, mina olen keskkonna, rahatervise ja toiduohutuse esimees. Euroopa sisemeresid, selles hulgas Läänemeri, Põhjameri, Vahemeri peetakse maailma enim saastunud meredeks. Merede bioloogilise mitmekesisuse ja terve ökosüsteemi kaitsmiseks ning hoidmiseks järeltulevatele põlvedele on vaja oluliselt piirata ja kontrollida merede kasutamist. Et anda loodusele võimalust taastuda. Et Euroopa Komisjoni määruse eelnõu esimene punkt piirati inimeste ligipääsud ja tegevust rannaaladel. Otsustasime muuta niimoodi, et piirati inimeste ligipääsu ja tegevust looduskaitsealade lähedal. Euroopa Komisjoni määruse eelnõu number 2 vähendada mereliiklust Läänemerel 70% praegusest tasemest. Et otsustasime vähendada mereliiklust Läänemerel ainult 35%. Punkt number 3, et kalavarude taastumisena peatada kalavaru täielikult aastani 2017. Otsustasime selle asemel kalavarude taastumiseni kalatüük lubatud teatud kogust aastani 2017. Punkt number 4, et parandada kodanike teadlikkust looduse eriti veekogudest hoiust, muutes looduskaitsetunnid kooskõluslikuks teises, 6. ja 10. klasside programmides otsustasime hoopiski, et olime poolt, kuid et kuni 6. kuni 10. klasside. Okay. Täname siis keskkonnakomisjoni esimeest. Kas kellelgi on küsimusi? Selge on väga meeldib. Sellega on meie tänane täiskogu lõppenud. Palun koguneda uuesti siis komisjonile. Aitäh! Kindlasti vähendada
et vähendaks just, äkki selliseks samamoodi. Ja mingi seadus saaks tulla nagu, et... No aga me kirjutamegi praegu seda. Mis moodi panna? Siis on 70 aastat. Kirjutage samamoodi välja. Jah, 35% praegusest tasemest. Teisega siis teeme. Kas peaks aastal liigini olema 2020 või? No, mina vastu tuumaenergia. Tuumaenergia on jah, korral on vastu. Aga... No samas on alternatiivenergia kasutamist edendada. Ma arvan, et iga maja, mida küll ei peaks võtma. Sellega peaks äkki taotlema mingi raha midagi. Või külalt on linnas. Või mereäärslinnad sellised, just mingi sobilis. Simulatsioonimängu teist osa. Meil on täna külas Võru valla poliitikud Georg Ruda ja Piret Haljend. Nii et sellega võib lugeda tänane üritus avatuks ja kõigepealt siis teevadki muust. Te saate siis nüüd kas istet võtta või rääkida, aga saate ennast rääkida ennast nüüd ise lähemalt juba. Kõigepealt siis palun kõnelda. Täna on siia kutsutud tõesti kui poliitik. Ja ma ei tahaks kasutada sõna naispoliitik, sellepärast, et ei ole olemas sõna meespoliitik. Tähendab, ei tohiks olla olemas ka sõna naispoliitik. Et jääme siis poliitikuks mõlemad. Ja kes ma siis poliitikuna olen? 10 aastat olen kuulunud Eesti Reformierakonda ning sellest 8 aastat ja rohkemgi olen juhtinud väikest rahvukas siin Võru vallas. Kindlasti veel tulevad, aga nüüd siis meie teine külaline Georg Ruda, praegune Võru valla vallavanem. Tervist! Olen 53-aastane, enam Mäimelas, peres 3 last, mis lapsed, suured kõik juba. Ja Võru vallas töötan või vallavalitsuses töötan 17 aasta kohe lõpeb. Algul olin abivallavanem, 8,5 aastat olen olnud vallavanem. Ja meie tänase kokkusaamise üks 2 põhiteemat on Võru vald ja noored ja teiseks teemaks on Võru vald ja elukeskkond. Ja võib-olla siis sissejuhatuseks ütlen mina mõned sõnad või teema ja teie siis olete juba nüüd tublid, hakkate seda asja ise edasi vinnama. Kas on täpselt sama nagu siin või on midagi ka teistmoodi, mingid head nõud? Mu jaoks on Võru vallas väga hea, et eelkõige on see, et ei ole nii nagu teistes valdades, et noor läheb kaugele õppima ja ei tule tagasi, aga Rõuge valla puhul on just see, et noor läheb kaugemale õppima ning tuleb elama tagasi Rõuge valda. Nii et kindlasti see elukeskkond ja niivõrd meeldib Rõuges, et sinna tullakse tagasi. Aga siin saamegi midagi minna, et miks siis ikkagi... Ja vastan teile küsimustele saanud oli, et sõnad kes olgusin noorid väga mina küll, arvan, et ei tunne ennast soodatuna, et see sõnavõtus nüüd päris kohane siin ei ole, aga nõustun tähti sellega, et Nõukogude kodulehekülg on väga atraktiivne, meil pole vallamas sellist inimest olnud aastate jooksul, kes oleks seda tööd südamega teinud ja see on kindlasti asi, mida on võimalik parandada. Samas... Aga kuidas te ise arvate, et mis paneks teid minema nüüd töö- ja puhkelaagritesse, et nagu teie ettepanek? Mina olen 3 aastat teinud Võru põllumajandus ja seal ongi niimoodi, et seal on juba välja kujunenud niisugune vanad olijad ja nii ja uued, ma ei tea, kas see info siis kuidagi ei liigu või väga ei tule nagu. Et ma arvan, et see on probleem, et tuleb infot kuidagi liikuma enam tutvustama ja rääkima. Aga rahaliselt poolelt oled sa täiesti rahul? Kas seal mõlemas enamus rahvast, kes seal käib, ei lähe raha mõlemast 1,90 tunnipalk, aga see on nagu poolus, et põhimõtteliselt sinna minnaksegi seltskonna tegevuse ja kõige sellise pärast.
Nii, teised arvamused? Ma olen ka tegelikult see info kättesaadav suhtes. Esimestel aastatel toimus siin, ma lihtsalt väga ei teadnud. Ja esimesel aastal ma täiesti juhlikult leidsin kuskilt internetis plakati. Seda ei olnud nagu, mitte kuskil ei reklaamitud ja nii edasi. Minu arvates see kasi nagu just samuti seda info liikumised, aga miks nagu noored see info kättes. Et samuti sellega tegelikult ka Facebook, sooviksin nagu avaldada nagu valada soovi, et nagu Facebooki avaldama ongi see, et hetkel seisukohal on see siiski üks kiiremaid võimalusi inimestele ennast ka infot edasi anda, mis vallas toimub. See on kõrgelt infofunktsioon. Aga veel arvamusi, et kas te läheksite, see suvi on varsti käes, et pole palju jäänud enam. Aga tegelikult ei ongi varsti käes. Aga kas teist nüüd keegi pärast seda sama väikest juttuajamustki läheks nüüd töö ja puhke laagrisse sellel suvel, mis nüüd tulemas on? Mina lähen kindlasti. Ja sina hindad just mitte seda materiaalset väärtust, aga just seda olustikku, seltskonda ja koos tegemist. Ja. Aga sa saad võtta ka näiteks enda klassis kedagi kaasa veel haarata siin? Kindlasti. Et näiteks kas või, kes praegu on sinu klassis siin, et miks mitte ainult? Anna ka, hakkab tulema juba, hakkab vaikselt. Ja sinu muljed laagrist? Ei, ma ise sinna nagu rohkem nagu seltskonna pärast ja et see suveaega veeta, et üle hommikul ärkan kella 2 ja istun siia. Aga Malevas on see hea, et sa tuusi sellist uued sõbrad, sa õpid suhtlemist, sinna tuleb ju ka sulle mõned inimesi ja jah, raha tahab olla ja sinna raha pärast pole niimoodi teida. See on põhimõtteliselt nagu lisapoolus selle eest, sa oled seal ja sa teed nagu võrul ja sulle endale see meeldib. Kas on veel lisada sellega? Jah. Ma olen 4 aastat õppis Malevas teinud. No nii. Ongi, et enam ei käida seal nagu raha pärast ja info üldse ei levi. Ma mäletan omal ajal ka, kooli Sintermaa vaatasid, et hästi väikselt kuidagi Alise õpilas Malevas, siis paari sõbraga käime ja endiselt 4 aastat oleme käinud. Ongi see, et põhiliselt seltskonna pärast käiakse, et need on juba kindel seltskond jäänud ja uusi väga enam ei tule. Info ei levi lihtsalt. Palun Hedvik. Aitäh. Minu meelest oleks väga vinge, kui oleks Võru vallas ka noorte volikogu. Ma olen vaadanud ka, et elu paljudes Eesti valdades on ikka see olemas, aga Võru vallas ei ole. Ma ise mõtlesin ka, et kas on, ma ei teadnud, kas on, aga minu meelest ei ole. Mõtlesin, et võiks olla päris ägedaks. Mis arvate, kes seda peaks tegema? Noored ise ikka. Kes keelab? Aga see ka kui huvilis ei ole, siis ei saa teha. Aga sa võtta see asi ette, tee ära. Absoluutselt. Ei, täiesti nõud, et sellist on vaja, aga just nimelt, ega niimoodi ka ei saa, kui see initsiatiiv tuleb üle. Alla poolt kindlasti on oma ruumid ja võimalused, aga ikkagi see algajad tuleb teie poolt. Ma hetkel jõudsin selle Võru siia noortekogu teemasse siuke asja, et nüüd teadmist mööda ikkagi 3 aastat tagasi, 2 aastat tagasi, ma ei seda täpselt mäletada, 3, oli Võru linnas noortevolikogu. Kus siis mõttes too hetk oli selle juht ja president isiknimega Hendrik Hirsnik ja pärast seda, kui tema lahkus siit, pole sellest tähendus mitte midagi kuulda andnud. Seega küsimus on see, et võib-olla on küll siit tuleb üks ja teine inimene, kes on nõus sellega edasi vedama, aga miks me ei ole seda edasi järjest. Et me peaksime noortele suunama seda jõudu, et nad julgevad seda kohustust ka endale võtma ja mitte niimoodi, et üks tegi, et okei, tavaliselt ei tegema. Aga oma see peab olema järgmised asjad tulema. Et me suudame seda kindlustada noortele. Noored, kes peaks tegema, aga mina sooviksin väga nagu, ma olen linnalaps, sooviksin linnas asju teha. Aga küsimus on hetkel minus tekitab see, kas ma saan ka endale nii-öelda järgmise, kes on nõus asja vedama edasi mind.
natuke ise räägid enda nüüd vastu, et kui ühe juhtfiguuri lahkumisega terve organisatsioon kokku kutub, see näitab seda, et organisatsioon ei nõuga. Esiteks nagu on vajadus. Kui teil on selline vajadus, et oma hääl rohkem välja paista, siis on sellest asjast asja. Ja igal organisatsioonil on oma struktuur, et on juht ja juhi asetäid ja võib-olla see on mingi juhatus. Et ikkagi ja mina olen selle juurde, et minusugusel inimesel on vaja võimalused teha, aga see initsiatiiv peab olema altpoolt ja siis saab asjast asja. Aga selle juurde täname teid ja Piret Valjend ja Björn Ruuda ja meil on väga hea meel, et te tulite, leidsite selle aja tulla sellisele üritusele, mis siis kandis nime Europarlamendi simulatsioonimängu teine osa, mille käigus siis noored vahetult puutusid kokku poliitikutega, seda enam veel, et enne valimisi, ja me saime kindlasti piisavalt materjali, mida saab ka pärast ühiskonnaõppuse tunnis analüüsida, on ju. Ja siis aitäh ja aplaus!